See oli täielik hävitamine. Hävitab rünnakute seeria, mis halvas Iraani režiim ja on loonud olukorra, kus USA hävitab igasuguse võimaluse, et Iraanist võiks saada oluline geopoliitiline jõud Lähis-Idas. Isegi USA president Donald Trump on üllatunud, kui kiiresti Iraani režiim langes, kuna USA saavutas rekordkiire võidu. Vaja oli vaid 12 tundi ning Iraan on nüüd kokkuvarisemise äärel. USA ja Iisrael alustasid 2 paralleelset operatsiooni eesmärgiga kukutada Iraani režiim. Operatsioon Eepiline raev ühendati operatsiooniga Mürisev lõvi, et mõne tunniga suunata Iraani vastu uskumatu õhujõud ja jätta niigi raskustes režiim varemetesse. Hävitati võtmetähtsusega sõlmpunktid, mis oleksid võimaldanud Iraanil anda piisavalt tugeva vastulöögi, et panna USA ja Iisrael järele mõtlema. USA ja Iisraeli ühendväed viisid 12 tunniga Iraani vastu läbi 900 õhurünnakut, raputades riiki oma šokeeriva ja halvava kampaaniaga. Selgitame mõne minutiga, kuidas USA korraldas oma 12-tunnise hävitustöö ja mida USA ning Iisraeli koostöö pidi saavutama. Selle käigus on ühendväed hävitanud Iraani õhutõrje, nõrgestanud Iraani võimet vastulöögiks ning täielikult purustanud Iraani juhtimis- ja kontrollisüsteemid, jättes riigi vaid varjuks sellest sõjalisest jõust, milleks ta end kunagi esitles. Teheraanis teatati esimestest plahvatustest umbes kell 17:30 Austraalia idaranniku suveajal, vahendab Sydney Morning Herald. Iraani standardaeg on teatatud ajast 7,5 tundi taga, seega ründas USA Iraani kohaliku aja järgi umbes kell 10 hommikul. Umbes tund pärast esimeste plahvatuste teatamist teatas USA president Donald Trump, et USA on alustanud suuri sõjalisi operatsioone Iraanis. Järgnes veel 11 tundi, mil USA ja Iisrael ründasid Iraani kaitset, juhtkonda ja olulisi sõjalisi sõlmpunkte. Capi Army aruande kohaselt keskendus USA Iisraeli 12-tunnine hävitustöö Iraanis peamiselt Teheranile. Teheraanis asub enamik režiimi juhtkonnast, ütleb Capi Army. Ja rahvastikukeskuse kohal näeme ka kindlat märki sellest, et USA ja Iisrael on kindlalt teel saavutamaks sellist õhuülekaalu, mis on vajalik Iraani valitseva režiimi igaveseks kukutamiseks. Teheraani õhuruum on peaaegu täielikult pimedaks muutunud, mis on täpselt see, mida näeme Ukraina ja Venemaa piirkondades, kus õhureisid on keelatud, kuna nende riikide õhuruumides tegutseb tohutu hulk sõjalisi jõude. Iran International jagas 28. veebruaril selgitavat kaarti, mis näitab selgelt, kuidas tsiviillennuliiklus väldib Iraani täielikult. Lennukid, mis veel 24 tundi tagasi üle riigi lendasid, suunatakse nüüd Iraanist, Iraagist, Kuveidist ja Süüriast mööda, kuna need on Iraani vastulöökide sihtmärgid ja USA rünnakute alguskohad. Ja, veel üks asi. USA kõrvaldas 12-tunnise operatsiooni käigus ka Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei. Iraani sõjalise ja tuumavõimu poole püüelnud mees on igaveseks läinud koos sadade või tuhandete Iisraeli järgijate ja juhtidega. Uurime hiljem selles videos, mida see tähendab ja miks see on loonud aluse kõigele järgnevale. Liigume nüüd 2 tähtsa küsimuse juurde. Kuidas korraldas USA need 12 tundi hävitustööd ning millist rolli mängisid Ameerika ja Iisrael Iraani julma režiimi ajaloo kõige kohutavama poole päeva jooksul? Alustame sellest, kuidas see toimus. Lihtne vastus on see, et USA kasutas tohutut tulejõudu, et Iraan hävitada juba enne, kui tal oli võimalus selles sõjas stardijoont ületada. Selle asemel, et analüüsida kõiki USA tegevusi, keskendume peamistele relvadele nagu Tomahawki raketid, mida USA sõjalaevadelt massiliselt tulistati. Üle 20 Ameerika sõjalaeva, sealhulgas hävitajad ja allveelaevad, tulistasid piirkonnas oma sihtmärkide pihta 10 Tomahawki tiibrakette, teatas Capi Army. Tomahawki rünnaku kohta on avaldatud hämmastavaid kaadreid, sealhulgas videoid, kus Ameerika raketid liiguvad madalal maapinna kohal teel sihtmärke hävitama. Ühes videos on näha, kuidas 21 tiibraketti lendavad järjest sihtmärkide poole. Kõik on maapinnalt nähtavad ja jäädvustatud 1,5-minutilisele videole. Mitmel strateegilisel kohal tabati sihtmärke ja Iraani õhutõrje, mis koosneb peamiselt Venemaa, Hiina ning Iraani enda süsteemidest, ei suutnud neid peatada. Siin tulebki mängu Tomahawkide madalal kõrgusel lendamine. Mida madalamal rakett maa kohal lendab, seda raskem on õhutõrjesüsteemidel ja nende radaritel seda raketti märgata. On mure, et USA mendas operatsiooni Eepiline raev 12 tunniga oma piiratud Tomahawkide varusid veelgi rohkem.
Kuid, nagu Business Insider märgib, töötab raketitootev RTX korporatsioon juba selle nimel, et tõsta tootmismahtu 1000 ühikuni aastas. Ja pärast seda esmast rünnakut on USA tõenäoliselt avanud võimaluse rünnata täpsemalt teiste rakettide ja laskemoonaga. Siiski mängisid Tomahawkid esimesel 12 tunnil otsustavat rolli. See kehtib ka USA hävituslennukite kohta, mis saadeti lähedal asuvatelt lennukikandjatelt ja baasidest. Kapi Army teatel ründasid Iraani kaitsepositsioone F-35 ja FA-18E Super Hornetid USA lennukikandjatelt Pärsia lahes esimese 12 tunni jooksul. Nende rünnakud tabasid Iraani drooniplatvormi ja ballistiliste rakettide stardipaiku, kirjutab Kapi Army. CNN lisab, et pärast USA esimest 12-tunnist õhulööki on nähtud tegutsemas ka F-16, F-22 ja A-10 lennukeid. Ameerika hävitajad ründasid Iraani piiratud mereväe rajatisi. Operatsioon Eepiline Raev on Iraanilt võtnud olulisi mereväe varasid, teatas president Trump. Mind on just teavitatud, et me hävitasime ja uputasime 9 Iraani sõjalaeva. Neist mõned olid suhteliselt suured ja tähtsad. Me läheme teiste järele. Ka nemad lebavad varsti merepõhjas, kuulutas Trump. Ta lisas, et Ameerika rünnakud hävitasid Iraani mereväe peakorteri, märkides irooniliselt, et muus osas läheb nende mereväel hästi. Militani sõnul on satelliidipildid kinnitanud 3 Iraani sõjalaeva, seahulgas kerge fregati ja 2 korveti uppumist. Veel 3 alust, Shak-2 patrullpaati ja abilaev paistavad ka hävitatud olevat. Iraan ei taha seda, sest nende merevägi on juba nõrk. Global Firepower teatel oli Iraanil algselt 7 fregatti ja 3 korveti. Kuigi neil on endiselt alles 25 allveelaeva, vähemalt nii palju kui me seni teame, piirab iga sõjalaeva kaotus mereväe jõudu, mida Iraan oleks võinud proovida kasutada Hormuzi väinas. Võtame korraks tempo maha, mis on kindlasti midagi, mida Iraani režiim oleks soovinud, et USA oleks teinud 28. veebruaril. Ameerika 12-tunnine hävitustöö kõrvaldas Khomeini ja sellest tuleb veel rohkem. USA Tomahawkid hävitasid Iraanis tähtsad sõjalised sihtmärgid ning hävituslennukid ründasid võtmetähtsusega objekte, sealhulgas mõned Iraani laevad, mis võiksid ohustada Ameerika mereväge. USA tõttu kaotas Iraan esmakordselt pärast 80-ndaid sõjalaevad ja tõenäoliselt tuleb veel kaotusi. Aga see pole veel kõik, kaugeltki mitte. Enne kui räägime USA 12-tunnisest välksõjast, tuletan meelde, see on The Military Show. Pakume palju enamat. Kui meie sisu meeldib, telli kanal juba täna. Tulles tagasi selle tulevärgi juurde, mis oli Ameerika 12-tunnine rünnak Iraani vastu, ei pidanud Iraani režiim muretsema ainult Tomahawkide pärast raketirindel. USA hävituslennukid tulistasid Iraani pihta rakette ja pomme ning kasutasid ka ATACMS-i rakette. Ajakirja Military Watch andmetel näitasid USA keskväe juhatuse ehk CENTCOM-i avaldatud kaadrid, et ATACMS-i raketid, mis lasti välja HIMARS-i raketiheitjatelt, sihtisid samuti Iraani. Tõenäoliselt kasutas USA neid rakette Iraani radarite ja ballistiliste rakettide stardipaikade ründamiseks, nõrgestades riigi õhutõrjet ja takistades võimalikke vasturünnakuid. Teised kaadrid, millest ajakiri Military Watch teatab, näitavad, kuidas ATACMS-i rakette kasutati keskmaa ballistilise raketiheitja ning Iraani Parve 373 õhutõrjesüsteemi hävitamiseks. Need raketid oleksid pidanud olema välja lastud maapinnalt, nagu kaadrites näha, ning USA-l oleks tulnud oma raketiheited paigutada üsna Iraani piiride lähedale, arvestades ATACMS-i maksimaalset laskekaugust 300 kilomeetrit ehk umbes 186,4 miili. See on viinud spekulatsioonideni, et USA kasutas selle 12-tunnise rünnaku osa läbiviimiseks ära oma sõjaväebaase Iraagis või Türgis. Pole kindel, kas see on nii, sest USA pole ATACMS-i rünnakute päritolu kinnitanud. Need on tõenäolisemad variandid ja vastus ei muuda fakti, et Iraan peab toime tulema võimsate rakettide, Tomahawkide ja muu USA ning Iisraeli 12-tunnise rünnaku käigus 900 sihtmärgi vastu vallandatuga. Kogu selle tulejõu juures on lihtne unustada veel üks relv, mida USA kasutas oma esmases rünnakus Iraani vastu – Lukas. Sihtüksus Scorpioni löök kasutab neid ühesuunalisi ründedroone, mille USA lõi Lähis-Idas 2025. aasta lõpus. Operatsioon Eepiline Raev tähistab esimest korda, kui see eriüksus on nii suurel skaalal tegevusse kutsutud, samuti esimest korda, kui odavad kamikaatse droonid on kasutusele võetud. CNN väidab, et USA droon on sisuliselt Iraani Shahed 136 koopia ning CENTCOM kinnitab seda. Odavad Iraani Shahedi droonide järgi tehtud droonid toovad nüüd Ameerika kättemaksu, teatas CENTCOM. Iraan koges omaenda rohtu ja katastroofilist Ameerika tulejõu demonstratsiooni, mille pidi 28. veebruaril vastu võtma.
Ameerika 12-tunnine eepiline raev oli muljetavaldavaim USA õhuvõimu demonstratsioon viimastel aastatel. CENTCOMi sõnul on operatsioon Eepiline raev suurim USA sõjalise jõu koondumine piirkonnas viimase põlvkonna jooksul. Seda ei saa ilmselt kuidagi eitada ja mõne minuti pärast sukeldume sellesse, mida see kõik tähendab Iraani ja selle režiimi jaoks. Enne tuleks uurida, kuidas operatsioonid Eepiline raev ja mürisev lõvi koos halvasid Iraani vaid 12 tunniga. Kuigi USA'l ja Iisraelil oli ühine eesmärk kukutada Iraani režiim, võtsid nad konflikti alguses erinevad rollid. Võib öelda, et Iisraeli roll oli Iraanile ja tema võimalustele uues sõjas veelgi laastavam. ISW andmetel töötasid USA ja Iisrael välja strateegia, mida võib kirjeldada kui hävita ja likvideeri. Ameerika õhurünnakud sihtisid sõjalisi objekte nagu sõjalaevad ja raketiplatvormid, samal ajal kui Iisrael ründas Iraani juhtkonda. ISW väidab, et Khamenei hukkus ilmselt Iisraeli 12-tunnise välgrünnaku ajal. Teisteks olulisteks Iraani juhtideks, kelle Iisraeli kaitsevägi väidab olevat kõrvaldanud, on Ali Shamkhani, kes on Iraani kaitsenõukogu sekretär ning Islami revolutsioonilise kaardiväe ehk IRGC kindralmajor Mohammed Bakpour. Iraani jaoks on oluline kaotus ka kaitseminister Aziz Nazirzadeh. Kõik nad hukkusid sõja esimese 12 tunni jooksul ega olnud ainsad. Iran International lisab, et ISNA uudisteagentuuri teatel hukkus või sai haavata tuhandeid Iraani revolutsioonilise kaardiväe liikmeid USA ja Iisraeli rünnakute tõttu Iraani sõjaväebaasidele. See info pole veel kinnitatud ja Iran International märgib, et ISNA on vaid poolametlik allikas. Al Jazeera andmetel on õhurünnakutes hukkunud vähemalt 555 iraanlast. See arv pärineb Iraani Punase poolkuu seltsilt ning pole selge, kas see puudutab ainult tsiviilisikuid või kõiki Iraani ohvreid, kaasa arvatud riigi juhtkond. Endiselt pole selge, kui palju inimesi Iraani režiimis pärast 12-tunnist rünnakut hukkus, kuid kindel on see, et režiim on ebakindel. Kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid, nagu USA on juba B-2 Spirit pommitajatega Iraani maa-aluste rajatiste vastu teinud, muutub olukord veelgi ebastabiilsemaks. See on mitmekihiline sünkroniseeritud õhuvõimsus, ütleb Max Afterburner sõja lõpust, mis on alles alanud. USA sõjavägi loodi integreeritud õhutõrjesüsteemi hävitamiseks ja juhtkonna ründamiseks sünkroniseeritud lähenemisega. ISW toob selle strateegia taas esile. Ameerika võttis sihikule sõjalised sõlmpunktid ja Iisrael keskendus Iraani juhtkonnale. Kõik see toimus 12-tunnise ajaakna jooksul, mis muudab selle, mida oleme näinud USA ja Iraani sõja alguses, võib-olla kõige muljetavaldavamaks sõjalise jõu demonstreerimiseks kogu kaasaegse sõja ajaloos. See kõik on juba toimunud ja on olnud Iraanile laastav. Peamine küsimus on, mis edasi saab? Trump vihjas sellele 8-minutilises kõnes tund pärast USA 12-tunnise rünnaku algust Iraani vastu. Meie eesmärk on kaitsta ameeriklasi, kõrvaldades Iraani režiimi vahetud ohud. Trump teatas, et need ähvardavad tegevused ohustavad otseselt USA'd, meie vägesid, baase välismaal ja liitlasi. Iraani režiimi kokkuvarisemine paistab olevat USA ja Iisraeli eesmärk. Mõlemad on sellega hästi alustanud. Khamenei on surnud. Kui teated revolutsioonikaardi kaotustest on tõesed, on paljud Iraani režiimi ja sõjaväe liikmed, kes võinuks USA vastu rünnakut juhtida, talle hauda järgnenud. Satelliidipildid Khamenei residentsi varemetest on USA-le suur propagandavõit, sest neid saab laialdaselt jagada. Mitte ainult seda, kui võimsad on Ameerika ja Iisraeli õhujõud, vaid ka seda, kui hea peab olema nende luure, et nad suudaksid selliseid sihtmärke nii kiiresti tabada, enne kui Khamenei ja tema kaaslased jõuavad põgeneda. Selline propaganda võib inspireerida USA loodetud järgmist sõjafaasi Iraaniga, rahva ülestõusu režiimi riismete vastu. CAPI armee arvab, et Trump rõhutab režiimi kukutamise soovi, et näidata Iraani rahvale, kes enne operatsiooni Eepiline raev režiimi vastu protestisid, et USA toetab neid. Kui nad maa peal üles tõusevad, võib USA öelda, et kasutab oma õhurünnakuid, et hävitada kõik, mida Iraani järele jäänud režiim püüab vastuseks korraldada, veelgi rohkemate õhurünnakutega. See on teatud mõttes teatepulga edasiandmine ja Khamenei surm nii varajases sõjafaasis võis panna aluse rahva jõust kantud ülestõusule. Holitsiko sõnul peaks selline ülestõus ületama Iraani viimastel aastakümnetel loodud repressiivsed mehhanismid, millest enamik ei kao ka pärast Khamenei lahkumist.
revolutsioonikaart on jätkuvalt tugev ka pärast paljude liikmete kaotust ning fanaatilisi režiime nagu Iraani juhtkond on ajaloos olnud keeruline kukutada. Samas soovib Iraani rahvas praegu muutusi. Võib-olla järgivad nad USA üleskutset ja saavutavad edu seal, kus teised on ebaõnnestunud, ütleb poliitiko. Üks asi, mida võime peaaegu 100% kindlusega öelda, on see, et USA toetus ei laiene sõdurite saatmisele Iraani. Vabariiklasest senaator Tom Cotton ütles intervjuus, et presidendi plaanides pole suuri maavägesid Iraanis. Tom Cotton arvab, et pigem toimub pikem õhu- ja mereväekampaania, mis tugineb režiimi purustanud esialgse välksõja edule. USA loodab, et vajalikud maaväed tulevad alla surutud Iraani rahva seast, kes on ammu nõudnud režiimi vahetust. Iraani režiimi jaoks on probleemiks ka teised riigid. Ajaleht Times of India teatas, et enne 12-tunnist rünnakute seeriat võis Iisraeli ja Saudi Araabia vahel olla salajane koostöö. Koostöö võib sõja käigus muutuda avalikumaks, sest Saudi Araabia soovib vabaneda ettearvamatust Iraani režiimist, mis püüab Lähis-Idas mõjuvõimu suurendada. Suurbritannia on samuti teatanud piiratud osalemisest konfliktis, kuigi see piirdub hetkel sellega, et pakutakse USA-le võimalust kasutada Suurbritannia baase pärast varasemat keeldumist. Enamikus Pärsia lahe riikides peetakse seda sõda mitte oma võitluseks, vahendab Al Jazeera. See on nii isegi siis, kui Iraan on vastanud USA ja Iisraeli rünnakutele nii hästi kui suudab, tulistades piiratud hulgal rakette ja droone Ameerika baaside pihta nendes Pärsia lahe riikides. Aga praegu ei paista Iraani režiimi jaoks asjad hästi. Selle juht on surnud. Enamik õhutõrjest ja suur osa revolutsioonikaardist on hävitatud, režiim on segaduses. Sõda võib jätkuda, kuid USA ja Iisrael on vaid 12 tunniga loonud olukorra, kus Iraan võib kiiresti kaotada, mis oleks sõjapidamise ime. Iraani juhtkond on täielikult hävinenud. Ja huvitaval kombel võib Iraani režiimi langus avaldada tõsist mõju ka ühele teisele juhile, kes asub tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kuskil Venemaal väriseb Vladimir Putin mõttest, mida tähendab tema režiimi jaoks maailm, kus Iraani Venemaale sõbraliku versiooni enam ei eksisteeri. Miks? Sellele saame vastuse meie videos, kus arutame, mis juhtub Putiniga, kui Iraani juhid kukuvad. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, sest kajastame operatsiooni Eepiline raev viimaseid arenguid. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!